Kui ta komistab ühest katastroofist teise, nii Ukrainas kui kodus, hakkab Putin kartma. Paranoiline. Ta näeb ohte igas varjus. Droonid ilmuvad iga kord, kui ta oma peapunkrist välja pistab. Ja noad ootavad vaid, et talle selga lüüa. See hirm sunnib Putinit võtma üha meeleheitlikumaid meetmeid, et tagada, et just tema jääb ellu, ükskõik mis hinnaga. Ja kui see meeleheide võib tähendada tema kontrolli kaotamist Venemaa üle viisil, mida ta poleks kunagi osanud ette kujutada. Venemaal toimub midagi sünget. Putin muudab Venemaa FSB uueks KGB versiooniks. Kõik selleks, et oma hirme vaigistada. Kuid see on ohtlik samm. Mida rohkem võimu FSB saab, seda vähem kontrolli on Putinil Venemaa üle. Varsti võtab FSB võimu üle. Putin sillutab ise teed oma enda hukule, ilma et ta seda ise märkaks. Plahvatuslikus 7. augusti raportis avaldas Bloomberg, et Putin on alustanud Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse ehk FSB võimu massiivset laiendamist. See võimaldab rühmitusel survestada eliiti, keda Putin nüüd kardab, et nad võivad tema vastu tegutseda. Meeleheitlikult oma võimu säilitada püüdes on Putin andnud FSB-le ülesandeks kriitikud kõrvaldada ja tagada, et keegi ei saaks Venemaal talle tegelikult vastu astuda. Nagu Moskvas baseeruv poliitikaanalüütik Andrei Kolesnikov ütleb Bloombergile, on FSB-st saanud riigi juhtimisfirma. Poliitiline administratsioon, välisministeerium ja finantsmajanduslik plokk on taandatud pelgalt tehniliseks personaliks, kes teenindab otsuseid, mis on tehtud salateenistuse kallutatusega. Teisisõnu juhib FSB praegu kõike olulist Venemaal, kuna Vladimir Putin vähendab teiste organisatsioonide ja seal töötavate eliitide võimu, et end tõe eest kaitsta. Vladimir Putin kardab oma eliite. Inimesed, kes kunagi talle allusid, on üha enam mures nende süsteemide läbikukkumise pärast, mille Vladimir Putin on loonud, et tulla toime tema algatatud sõjamõjudega Ukraina vastu. Kasvavad väljakutsed toovad kaasa üha rohkem kriitikat, kuna Vladimir Putin seisab silmitsi vastureaktsiooniga seoses sõja juhtimisega, selle mõjuga Venemaa majandusele ning sellega, et Ukraina droonid ründavad üle kogu Venemaa. See toob sissetungi tagasi Venemaa enda ukse ette. Vladimir Putin on mees, kes on pidanud pealt vaatama, kuidas pinged tema eliidi seas on aastaid kasvanud. Mais teatas Ida uuringute keskus, et süsteemse lagunemise märke on näha kõigis Venemaa suuremates institutsioonides, mis muudab Vladimir Putini positsiooni tema loodud võimustruktuuris palju nõrgemaks. Samal kuul teatas e-Stories, et Vladimir Putini hirm mõrvakatse ees, mis võib tulla sama tõenäoliselt seestpoolt kui Ukrainast, on viinud selleni, et Kreml on kõrgeimas valmisolekus keset ulatuslikke repressioone. Endine Venemaa kaitseminister ja nüüdne julgeolekunõukogu sekretär Sergei Shoigu on Vladimir Putini ja tema FSB poolt peetud potentsiaalselt destabiliseerivaks teguriks. Teised eliidiliikmed, nagu Venemaa kommunistliku partei juht Gennadi Zyuganov, tunnetavad nüüd Vladimir Putinis nii palju nõrkust, et on valmis tema poliitikat avalikult kritiseerima. Aprillis seisis Zyuganov Venemaa Riigiduuma ees ja kuulutas, et Venemaa majandus on kokkuvarisemise äärel ning Putin võib peagi silmitsi seista millegi sarnasega nagu 1917 aasta bolševike revolutsioon. Putin seisab silmitsi vastureaktsiooniga oma eliidi seas. See vastureaktsioon tuleb enne Venemaa Riigiduuma valimisi, mis võivad kujuneda suurimaks väljakutseks Putini võimule alates Ukraina sissetungi algusest. Need valimised toimuvad septembri keskel ning need on esimesed Riigiduuma valimised, mis Venemaal peetakse pärast Putini sissetungi Ukrainasse. Need toimuvad ajal, mil Putini toetusreitingud on languses ja Venemaal kasvab soov, et tema sõda lõppeks. Putin näeb seda kõike ja tema vastus on olnud anda FSB-le nii palju võimu, et see tegutseb sisuliselt samamoodi nagu KGB nõukogude ajal. Represseerimised on alanud. Kui Putin vajub paranoilisse hullumeelsusesse, on FSB-le antud vabad käed sihtida kõiki, kes võivad tema võimule ohtu kujutada. Telegrammi kaasasutaja Pavel Durov on nende seas. Teda on süüdistatud terrorismis, väidetavalt sellepärast, et ta lubas Ukraina julgeolekuteenistustel kasutada sõnumirakendust. See on rakendus, mis on vabalt kättesaadav kogu maailmas, mistõttu on see terrorismisüüdistus FSB poolt välja mõeldud ettekääne, et võimaldada Putinil Telegrammi Venemaal maha suruda. Tundub tõenäolisem, et Turovile esitati süüdistus sellepärast, et ta ei olnud nõus andma FSB-le tagaukse Telegrammi, mis võimaldaks neil piiranguteta ligi pääseda kõigile platvormil saadetud sõnumitele. Boris Nadeždin on veel üks FSB jõuliste mahasurumiste ohver. Ta on sõjavastane poliitik, kellel keelati osaleda Putini vastu kandideerimisel Venemaa 2024. aasta valimistel. Nadeždinile esitas FSB süüdistuse äärmusliku sümboolika näitamise eest. Miks? Sest ta julges näidata hiljuti surnud Aleksei Navalnõi fotot, kes ise oli Putini soovi ohver hävitada igasugune opositsioon, kui ta üritas Putini vastu kandideerida.
Nadeždin on sellest ajast Venemaalt põgenenud ja elab paguluses Prantsusmaal, et vältida FSB-d pärast seda, kui ta kuulutati välisagendiks. Muude jõuliste meetmete hulka kuulub 7. augustil Moskva finantspiirkonnas toimunud haarangute seeria, mis oli suunatud 9 loata krüptovaluuta vahetusvõrgu vastu. Kinni peeti üle 20 inimese ja FSB süüdistas vahetusi Venemaa kodanikelt telefonipettustega varastatud raha rahapesus ning selle krüptovaluutaks konverteerimises, mis seejärel viidi välismaale. Kummalisel kombel väitsid mitmed kinnipeetutest kaamera ees, et nad uskusid, et töötasid tegelikult kas FSB või Venemaa finantsjärelevalve Rosfin monitoringu heaks. Kas need väited olid ehtsad? Või olid need petturite Vene ametnikena esinemise tulemus, pole endiselt selge. Kuid need haarangud on veel üks näide sellest, kui sügavalt on julgeolekuteenistused end Venemaa poliitilisse ja majandusellu põiminud. Ja see kasvav võim tekitab probleeme isegi mõnele Putini kõige lähedasemale liitlasele. Võtame Sergei Kirijenko. Kirijenko oli Venemaa kõigi aegade noorim peaminister ja on olnud presidendi administratsiooni juhi esimene asetäitja juba ligi 10 aastat. Teda peetakse laialdaselt üheks Putini kõige lähedasemaks ja mõjukamaks usaldusaluseks ning ta on olnud üks Kremli sisepoliitilise süsteemi peamisi arhitekte. Kuid isegi Kirijenko näib üha enam olevat võimetu kontrollima tema ümber tegutsevat julgeolekuaparaati. iStoriesi andmetel tegutsevad Venemaa julgeolekujõud üha iseseisvamalt, vahistades mõnikord Kirijenko poliitilise võrgustikuga seotud ametnikke isegi talle ette teatamata. Ka Kirijenko siseringi inimesi on sihikule võetud. 2024 aastal arreteeris FSB Mihhail Poljakovi, kes töötas Maailma Noorsoofestivali direktsiooni julgeoleku asejuhina. Organisatsioonis, mida juhib Kirijenko. Nadeždin on veel üks näide. Enne kui ta Venemaalt välja aeti, töötas Nadeždin 90-ndatel Kirijenko nõunikuna. See ei pruugi olla piisav, et nimetada teda 21. sajandil Kirijenko liitlaseks. Kuid mingi seos on olemas ja sellest võib piisata, et Putin pööraks oma FSB rünnakuerad Kirijenko vastu. Konflikt ulatub kaugemale üksikutest arreteerimistest. Kremlile ja Venemaa julgeolekuteenistustele lähedased allikad on kirjeldanud süvenevat võitlust Kirijenko poliitilise bloki ja silovikide, sealhulgas FSB vahel. Üks Kremli siseringi kuuluv isik kirjeldas süsteemi, kus vanad piirid kaovad ja üha enam pole kellelgi, isegi mitte mõjukate sidemetega inimestel, enam kaitset garanteeritud. See ongi see, kuidas võim uue KGB versiooni käes kontrolli alt väljub. FSB on Venemaal kõige keskmes ja Vladimir Putin on see mees, kes on selle võimalikuks teinud. Me näeme, kuidas Vladimir Putin toetub üha enam julgeolekuasutuste karmiliinilistele tegelastele, et režiimi säilitada. Välisvaatlejale võib see tunduda Vladimir Putini puhul tavaline, kuid selle sõltuvuse ulatus on muutumas. Hoolimata sellest, et Vladimir Putin on autoritaarset riiki juhtinud üle veerand sajandi, on ta traditsiooniliselt püüdnud hoida tasakaalu Venemaa eliidi erinevate jõudude vahel. Julgeolekuteenistused, tehnokraadid, oligarhide huvid ja presidendi administratsioon. Kirijenko ise oli saanud selle süsteemi üheks võtmeisikuks. Nüüd hakkab see tasakaal murenema. Aga 2026. aasta Putin ei ole sama, mis 2016. aasta Putin. Kui julgeolekuteenistused saavad suurema iseseisvuse, avastavad inimesed, kes varem tundusid olevat kaitstud oma läheduse tõttu Vladimir Putinile, et poliitiline protektsioon ei oma enam endist kaalu. Ja Sergei Kirijenko võitlus silovikidega on üks selgemaid näiteid sellest. Vladimir Putin, andes FSB-le rohkem võimu, võib lühiajaliselt saavutada suurema kontrolli, kuid siin peitub iroonia. Mida iseseisvamaks ja võimsamaks muutub julgeolekuaparaat, seda raskem on ükskõik millisel poliitilisel tegelasel, sealhulgas Vladimir Putinil endal, kontrollida kõike, mida see teeb. Tugevam FSB võib seega osutuda Vladimir Putini jaoks väga halvaks, eriti pikaajaliselt. Kohe selgitame miks. Aga enne kui me seda teeme, tuletan meelde, et see on sõjasaade ja me teeme selliseid videoid, et näidata, kuidas võim tegelikult liigub. Kui tahad rohkem näha, siis kindlasti telli kanal ja lülita teavitused sisse. Pole mingi saladus, et Vladimir Putin on järk-järgult laiendanud FSB volitusi, eriti Ukraina sõja ajal. See järk-järguline laienemine sai tõelise hoo sisse 2025 aastal, mil Ukraina luure teatas sama aasta juulis, et Vladimir Putin muudab Venemaa sõjaliseks diktatuuriks, kuna FSB võim muutus üha silmapaistvamaks. See väide tuli pärast seda, kui Vladimir Putin allkirjastas dekreedi, mille kohaselt ei tohi ükski välislaev siseneda Venemaa sadamasse ilma FSB eelneva loata. Edasised muudatused Venemaa õigussüsteemis andsid FSB-le õiguse kontrollida, kuidas Venemaa teadusasutused teevad koostööd välisriikidega, samuti õiguse kriminaalkaristusi täide viia ja natsionaliseerida vara, teatasid UKRI ja Foorum tol ajal. Veelgi suurem võimu laienemine toimus
2026 aasta esimesel poolel, kui Putin reageeris avaliku toetuse vähenemisele tema sissetungile Ukrainasse. Jamestowni fond teatas aprillis, et FSB volitused olid kasvanud 5 peamises valdkonnas juba ainuüksi 2026 aasta esimestel kuudel. Nüüd võis FSB reguleerida kogu suhtlusteadlaste vahel, nii kodumaiste kui ka välismaiste. FSB võis samuti otsustada internetiühenduse blokeerimise üle, kui ta seda soovis, ning avada omaenda kinnipidamiskeskusi. Digitaalsed võrgustikud ei ole enam FSB eest kaitstud. See võib igal ajal nõuda täielikku ligipääsu, mis seletab Telegrami kaasasutaja allakäiku. FSB saab nüüd isegi kontrollida, millistele veebisaitidele venelased tulevikus ligi pääsevad. Ja nüüd on meil uus laine mahasurumisi. FSB võimu üle ei ole enam tegelikke kontrollimehhanisme. See tegutseb praktiliselt iseseisvalt, näiliselt Putini käsul, kuid tegelikult on see omaette jõud, kujundades Venemaad nii, nagu ise õigeks peab. Praegu on eesmärk luua selline Venemaa, mille Putin heaks kiidab. 21. sajandi KGB. See on Putini jaoks meeldiv ja tuttav, sest ta ise oli KGB töötaja enne oma poliitilist tõusu pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Putini jaoks tähendab FSB volituste laiendamine organisatsiooni ülesehitamist, mis peegeldab seda, mille osa ta ise nii kaua oli. Putin kontrollib FSB-d. FSB teeb seda, mida ta käsib. Vähemalt nii arvab Putin. Ja kuigi see võib praegu tõsi olla, kui FSB surub maha eliiti, kes kujutab Putini võimule ohtu, on Vene liider tegelikult loonud organisatsiooni, mis võib teda ennast kontrollida. Putin on tipus isoleeritud, ainult FSB-d usaldatakse tema huve teenima. Pole kontrolli, pole tasakaalu, miski ei takista FSB-d tegemast seda, mida ta tahab, eriti kuna Venemaa teised föderaalsed institutsioonid nõrgenevad, samal ajal kui FSB muutub tugevamaks. See on retsept katastroofiks. Üksi ja ilma ühegi teise usaldusisikuta on Putin seadnud end olukorda, kus ta juhib Venemaad nii, nagu FSB arvab, et seda tuleks juhtida. Putini meeleheitlik kontrollivajadus on viinud selleni, et ta on end nii isoleerinud, et teda saab manipuleerida uskuma kõike, mida FSB tahab, et ta usuks. Vaatame Putini tegelikkust praegu Venemaal. Tal on kinnisidee niinimetatud sõjalisest erioperatsioonist, mis pole suutnud saavutada ühtegi eesmärki, mille ta sellele seadis. Putin on täielikult kaotanud keskendumise Venemaa juhtimisele. Iga otsus, mille Putin teeb, on mõjutatud sellest, mis toimub Ukrainas. Kui maksud tõusevad, siis sellepärast, et Putinil on vaja raha Ukraina jaoks. Kui Putin räägib Venemaa rahvastikuprobleemidest, ta tegelikult mõtleb, et ta ei taha, et tal lõpeksid sõdurid, keda ta saab oma sõtta surma saata. Putinil on Ukraina klapid silmade ees, mis tähendab, et ta ei näe, mis tema enda riigis tegelikult toimub. Putin ei määra enam, mis on riigi huvides. Samuti ei tee seda paljud Venemaal eksisteerinud rühmitused, kes aitasid tal sisepoliitikat kujundada. FSB juhib nüüd kõike. Ja nende ainsad mured on praegu seotud julgeolekuga. Sotsiaalseteks reformideks pole ruumi. Samuti pole midagi selleks, et aidata elanikkonda, kes maadleb sõjamajanduslike tagajärgedega või iga päev pea kohal lendavate droonidega. Putin lammutab aktiivselt neid samu struktuure, mille ta ise võimu kindlustamiseks lõi, andes FSB-le rohkem võimu. FSB, mis kunagi allus teistele võimudele, on nüüd kõigest kõrgemal. Aga jällegi, Putin juhib ju FSB-deks. Kui see nii on, siis on Putin lihtsalt loonud tsentraliseerituma võimustruktuuri, kus kõik Venemaal käib tema kaudu. FSB kui Putini ründekoerad ja Putin ise kui peremees. Aga asi on kontrolli ja tasakaalu mehhanismides. Need takistavad ühelgi üksusel kõike kontrollimast nii, et ainult see üksus otsustab. Putini puhul ei eemaldata neid kontrolli ja tasakaalu mehhanisme tema kasuks. Need eemaldamised tulevad kasuks FSB-le. Ja kui FSB ei allu enam kellelegi, mis on praegu praktiliselt nii, siis muutub see millekski, mida isegi Putin enam kontrollida ei suuda. FSB kasvab oma peremehest üle ja me hakkame juba nägema märke, et see toimub praegu meie silme all. Me mainisime põhjusega, et Putini tähelepanu kandub Venemaalt endalt kõrvale. Venemaa juhi kinnisidee Ukraina suhtes on pannud olukorda, kus FSB saab ta isoleerida ja talle rääkida just neid lugusid, mida FSB soovib. Kujutage seda olukorda ette. Putin kutsub FSB käsilase enda juurde, et saada ülevaade sellest, mis toimub Ukraina sõjas ja Venemaal endal. Kõik on suurepärane, ütleb käsilane Putinile. Ukrainas liiguvad meie väed rekordilise kiirusega edasi. Donbass langeb kindlasti aasta lõpuks. Ja rahvas, nad armastavad sind rohkem kui kunagi varem. Sul pole mingit poliitilist opositsiooni. Oleme selle kõik sinu eest kõrvaldanud. Ja meie jõulised repressioonid on taganud, et mingit sotsiaalset ülestõusu ei tule. Usalda meid. Me tegutseme sinu parimates huvides. Varem olid Putini siseringis teised eliidiliikmed ja hääled, kes võisid sellist raportit vaidlustada, kui eeldada, et FSB annab Putinile valeinfot. Nüüd ei ole Putini siseringis enam kedagi sellist. Ja oma piiramatute volitustega saab FSB suruda maha igaühe, keda ta peab ohuks. Mitte Putinile, vaid FSB võimele edastada Putinile just seda narratiivi, mida nad tahavad, et Venemaa juht kuuleks.
kas see tundub ebareaalne? Ei peaks. Putin on end juba isoleerinud ja on lekkinud teateid, et talle antakse igast allikast valeinfot, jättes ta lõksu enda loodud illusiooni mulli. FSB-l ei ole mingit huvi seda mulli lõhki ajada. Selle asemel pumpab FSB talle jätkuvalt infot, mis on mõeldud Putinit veenma FSB võimu veelgi laiendama. Ja miks ta ei peaks? Putinil pole aimugi, mis Venemaal praegu tegelikult toimub. Ta on oma enda paranoias eksinud. Putini avalikud esinemised on aastal 2026 muutunud haruldaseks. Seda sellepärast, et ta veedab enamiku ajast punkrites peidus, kus ta on Ukraina droonide eest kaitstud. Samuti võimalike mõrvarite ja võimuhaarajate eest, keda ta usub varitsevat igas pimedas nurgas. Mais avaldatud Forbesi raporti kohaselt veedab Putin peaaegu kogu oma aja tohutute maa-aluste punkrite arhipelaagis, kus tal on tekkinud usaldamatus Venemaa eliidi suhtes ning ta on oma nõunike ringi viinud miinimumini. See on ideaalne olukord FSB-le, kes soovib oma võimu suurendada, toites Putinit valeinfoga. Ja ei ole FSB või kellegi teise jaoks mingi uus taktika. Aastaid on need, kes Putini ümber on talle valeinfot edastanud, kas siis selleks, et tema soosingut võita või omaenda eesmärke saavutada. 15. juulil avaldas United24 meedia raporti, milles olid kommentaarid Dmitri Skorobutovilt, kes on Venemaa riikliku uudistesaate VSI endine toimetaja. Skorobutov ütleb, et alates aastast 2012 oli tema saatel ülesandeks luua uudisteversioon peamisele vaatajale, mis kajastas ainult seda, mida Putin tahtis näha. Nad püüdsid hakata teda just nimelt isoleerima päris sündmustest, infokeskkonnast, rääkimata kontaktist välismaailmaga, kuulutas propagandist. Kas Skorobutovi mainitud nemad olid FSB? Isegi kui see nii ei olnud, näitab see raport, kui vastuvõtlik on Putin valeinformatsiooniga petmisele oma isoleerituse tõttu. Me näeme sarnasusi ka Ukraina sõja puhul. Uuriv Vene ajakirjanik Andrei Zaharov ütleb, et kõik, mida Putin teab tema algatatud sõja kohta, on kontrollitud nende poolt, kes tahavad teda manipuleerida. Olukord on selline, et kahjuks juhib kohutavat sõda pidavat riiki mees, kes keeldub internetti kasutamast ja sõltub täielikult kahest teabeallikast, meediast ja FSB-st. See on kohutav asi, ütleb Zaharov. Sõjauuringute instituut ütles midagi sarnast 2025. aasta lõpus, märkides, et valeteated sõja kohta, kas Putini kindralitelt või inimestelt, kelle Putin on määranud nende kindralite aruandeid edasi andma, on andnud Putinile vale mulje, et Venemaa edeneb Ukrainas hästi, kuigi tegelikult on vastupidi. Aga mida me siis tegelikult Putini puhul näeme? Juht, kes keeldub interneti kasutamast ja tugineb oma teabe saamiseks FSB-le ning riiklikult kontrollitud meediale. Meedia, mille kohta me just tuvastasime, et seda võltsitakse, et talle edastada lugusid, mida ta kuulda tahab. Ning FSB, kellel on selge huvi Putinit manipuleerida, et ise tugevamaks saada. See kõik on kontrolli küsimus, kuid sellel pole midagi pistmist sellega, et Putinile rohkem kontrolli anda. Kui FSB võim veelgi kasvab, tugevdab see ainult seda mulli, mille nad on Putini ümber loonud. Venemaa liidrit kaitstakse reaalsuse eest nii hästi, et ta ei saa aru, et sisemine oht, mida ta on alati väga kartnud, on täiesti olemas. Kuid see oht ei tule eliidi seast. See tuleb FSB-st, millele ta ise on võimu andnud. Ja kui FSB on valmis Putini asemel võimu üle võtma, peab ta vaid võtma suure nõela ja laskma sellel mullil, mille ta ise lõi, lõhki minna. FSB võtab võimu üle. Putin on lihtsalt liiga pime ja liiga paranoiline teiste suhtes, et seda näha. Kui Putin end peidab ja annab FSB-le üha rohkem võimu, suurendab Ukraina pidevalt survet kaugmaa droonirünnakutega, mis muudavad Venemaa rahva oma juhtide peale veelgi vihasemaks. See, mis toimub Wildberriesiga, on täiuslik näide. See strateegia seisneb rahulolematuse kasvatamises ja kui FSB tugevneb, võib ta lõpuks kasutada seda rahulolematust põhjendusena, miks on vaja Putin lõplikult võimult kõrvaldada. Ukraina Wildberriesi strateegia on geniaalne ja miks see nii on, saad teada meie videot vaadates. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli Military Show kanal, et sa ei jääks ilma meie analüüsidest Putini paljude eksimuste kohta. Aitäh vaatamast!